Tarki maakonna hädaabi 911. Jah, siin Tumbarumi teel on mu naabri majas tulekahju. Majapõleng viib jõhkra avastuseni. Armastatud treener ja ema on mõrvatud. Nüüd süüdistatakse kuriteos ootamatut kahtlusalust. Ja ta oli üks viimastest, kes lahkus, jälgides, kuidas maa ja ohver põlesid. Tere tulemast saatesse Crime Fix. Mina olen Anjanette Leevi. Mul on täna teie jaoks üsna salapärane juhtum ja see on salapärane, sest meil on selle kohta rohkem küsimusi kui vastuseid. Erica Krameril näis olevat imeline elu. Ta oli armastav ema ja cheerleadingu treener Ansonias, Ohio's. See on väike küla Daytonist kirjutas. Krameril oli talu, kus ta kasvatas ka kuldseid retriivereid. Traagikaliselt lõppes Erica Krameri näiliselt täiuslik elu 10. aprillil traagilisel ja mõttetul moel. Naaber helistas hädaabinumbrile 911. Tarki maakonna hädaabi. Ja, siin Tumbarumi teel mu naabrite juures on maja põlema läinud. Olgu, mis aadressil? Minu aadress on otse minu tänava lõpus. Ma ei tea, mis tema aadress on, mis on. See on 0,723. Võimalik. Kui hull see on? Igalt poolt tuleb suitsu välja. Aga ma näen 2 autot kodus. Ma proovisin neile helistada. Keegi ei vastanud. Aga ma ei tea, kas keegi on kodus, kas nad on majas. Ma ei tea. Mis sinu nimi? See new telephone number? Jaa. Kas sa näed leeke? Ma ei näe leeke, aga suitsu tuleb igalt poolt. Olgu, saadame nad kohe sinna. Kui tuletõrjad kohale jõudsid, oli seal palju suitsu ja ma mõtlen tõesti palju. Koha peal oli ka On Scene 24, kui tuletõrjujad töötasid selle suure maja leegid kustutada. Tuli põles teisel korrusel. Kuid šerif ütles hiljem, et sündmuskohal oli keegi, kes paistis silma. Peyton Beam, uus vabatahtlik tuletõrjuja Ansonia vabatahtlikus tuletõrjeosakonnas. Prokurör ütles hiljem, et Beam jõudis sinna kiiresti. Tema kohalolek paistis silma, sest ta saabus peaaegu liiga kiiresti. Video näitab, kui palju see tulekahju kahjustas Erica Krameri kodu. Prokurörid ütlevad, et Erica Kramer hukati. Ta leiti surnuna oma magamistoas teisel korrusel. Teda oli 4 korda selja tagant tulistatud. 2 päeva pärast seda, kui Erica Kramer leiti surnuna ja tema keha põlemas, arreteeriti Peyton Beam ning talle esitati süüdistus Erica tapmises ja tema kodu süütamises. Ta ilmus kohtusse, kus prokurörid rääkisid oma süüdistusest tema vastu. Austatud kohus, riik märgib, et süüdistataval ei olnud ohvriga selles asjas mingit suhet. Süüdistatav. Kirjeldaks ohvrit kui oma teist ema. Riik märgib, et selles olukorras on olemas tõendid, mis riigi arvates kinnitavad fakti, et süüdistatav sooritas ohvri hukkamise. Teda tulistati 2 korda selga ja 2 korda pähe. Tema keha valati üle millegi, mis näib olevat bensiin ja maja süüdati põlema, et seda kuritegu varjata. Süüdistatav lahkus seejärel, kas tuli tagasi või läks koju ja kutsuti siis päästjana sündmuskohale reageerima. Tulekahju päästjana tegutsedes oli ta üks esimestest, kes põleva majaga kinnistule jõudis. Ja ta oli üks viimastest, kes lahkus, jälgides, kuidas kinnistu ja ohver põlesid selle kuriteo tõsiduse tõttu. Ja süüdistus möönab, et tal puudub varasem kriminaalne taust ning tal on elukoht siin Tarki maakonnas. Kuid kuriteo tõsidus kaalub need asjaolud selgelt üles ning selle kogukonna turvalisus on ülimalt tähtis. Peyton Beami advokaat kirjeldas kohtunikule oma klienti hoopis teistsuguses valguses. Härra Beam tunneb samuti suurt kaotust inimese pärast, kes oli talle kallis. Me seisame seisukohal, et tema suhtes kehtib süütuse presumptsioon. Ja isegi kui selles asjas püütakse talle fakte külge panna, väidata, et need ei vasta tõele. Ta on kohalik noormees.
ta on 22-aastane. Tal on vanemad, kes on täna kohtusaalis ja elavad selles kogukonnas. Tal puudub igasugune kriminaalne taust ja tal ei olnud mingit huvi teha kahju sellele naisele, kes traagiliselt tapeti. Me mõistame, et seda tuleb uurida. Tema perekond tunneb, et see, kes selle tegi, on endiselt vabaduses ja tema ei ole see, kes seda tegi. Võib-olla see, et asjaolud on õõvastavad, ei mõjuta tegelikult. Mõjuta seda, mida kohus vaatab. Kas ta on oht ühiskonnale? Varasemate andmete põhjal ta ei olnud. kas ta ilmub suure tõenäosusega kohtuprotsessile kohale? Sest ta elab siin ja kasvas siin ülesse. Ma ütlen teile, et ma arvan, et ta ilmub kohale ja ta pole kunagi olnud ühiskonnale ohtlik ega ole seda ka praegu. Oleme selles asjas natuke uurimistööd teinud, me näeme mõningaid järeldusi, vihjeid. Niinimetatud, kui teed õigeid seoseid, kui oled politseinik, siis on see kaudne tõend. Kui oled süütu inimene, siis see ei tõesta midagi. Nii et see saabki olema selline edasi-tagasi käimine siiani. Meid huvitaks selle juhtumi puhul väga ballistika. Samuti oleksime väga huvitatud igasugustest tõenditest peale oletuste. Nii, et prokuratuur palus kohtunikul määrata Peytoni kautšoniks lausa $20 miljonit. Lõpuks määras kohtunik kautšoniks $5 miljonit. Peyton Beam, 22-aastane talunik ja vabatahtlik tuletõrjuja, seisab silmitsi kõige tõsisemate süüdistustega, mida Ohios üldse esitada saab. Raskendatud mõrv, raskendatud süütamine. See on teine süüdistus. Suur vandekohus esitas talle sel nädalal süüdistusega tõenditega manipuleerimises ja surnukeha väärkohtlemises. Erica Kramery keha oli prokuröride sõnul enne süütamist bensiiniga üle valatud. Beam ei tunnistanud nende süüdistuste osas süüdi. Kuid küsimus jääb. Miks usuvad prokurörid, et Peyton Beam pani selle kuriteo toime, tappes naise, keda ta pidas teiseks emaks? Olgu, selle juhtumi lahkamiseks tahan ma kutsuda 2 suurepärast külalist. Meil on doktor Nada Rutherford, kes on Richlandi maakonna koroner Lõuna-Carolinas, ja Eric Faddis. Ta on kaitseadvokaat Colorados. Kumbki neist ei ole selle juhtumiga kuidagi seotud. Aitäh teile mõlemale, et te minuga liitusite. Doktor Rutherford, ma sooviksin alustada teiega. See ei oleks lahkamisel ilmselgelt loomulik surm. Selle naise prokuröri sõnul kallati üle bensiiniga ja tal on 4 kuulhaava. Kuidas sa siis nii kiiresti seod selle kohtuarsti vaatenurgast selle mehega, selle Peyton Beamiga? Peab meeles pidama, et kohtuarsti või kohtumeditsiinieksperdi büroo ülesanne ei ole süüdistusi esitada. Nende ülesanne on kindlaks teha surma põhjus ja surmaviis. Ja ma olen tõesti tänulik, et teil oli selle juhtumi puhul selline vaatenurk, sest lahkamise puhul on kõige olulisem see, et inimesed arvavad, et kui keha põletada, siis ei saa lahkamist teha. Aga see lihtsalt ei vasta tõele. Selleks, et lahkamist ei saaks teha, peab kehale tekitama väga tõsist termilist kahjustust. Äga isegi luude puhul suudame me mõnikord tuvastada isegi noahaavu, sest need katkestavad sageli luulised piirkonnad, millest läbi torgatakse. Aga antud juhul on meil tegemist kuulhaavaga ja mitte 1, vaid lausa 4. Seega me teame, et see inimene ei oleks tõenäoliselt suutnud iseennast selga või nendesse piirkondadesse tulistada, mis on mainitud meie olemasolevates piiratud raportites. Seega me teame, et tegemist oli tõenäoliselt mõrvaga, nii et me saame juba surmaviisi kindlaks määrata. Kui toimub tulekahju uurimine ja ma olen kindel, et advokaat Eric Faddis oskab sellest rääkida. Aga kui toimub tulekahju uurimine, otsitakse tulekahju algallikat. Ja asjaolu, et termiline vigastus tõenäoliselt algas selle kehaga ja levis väljapoole, annab neile teada, et keegi tahtlikult süütas selle naise tahtlikult põlema. Ja seetõttu arvan, et lahkamise seisukohalt on väga oluline, et on asju, mida saame kohe teada. Kuidas nad selle otseselt temale sidusid, sellest saab kindlasti advokaat Eric Faddis rääkida.
Jah, ma olen kindel, et sa saad. Tead, koronerina oled sa tihti seotud uurijatega rääkimisega ja sa suudaksid seda öelda. Ma eeldaksin, et üsna kiiresti, kas sina kui patoloog või koroner, kes lahkamist teeb, saaksid aru, et on kasutatud põlemist kiirendavat ainet. Sest bensiin, ma mõtlen, see pole naljaasi. See paneb tule väga kiiresti levima. See põhjustab tohutul hulgal kahju. Jah, ja me vaatame tuletekke kohta. Kus keha peal tuli alguse sai? On vahe, kas keegi valatakse bensiiniga üle või tuli algab tema lähedal. Ja kui sa näed, et tule alguskolle on tegelikult kehal, siis näed sa tugevat termilist kahjustust. Sa näed täispaksusega põletusi, mis ulatuvad otse luuni välja. Ja ma olen üsna kindel, et kui selle kohta tehakse lahkamisaruanne või kui see jõuab kohtusse ja me näeme kohtuarsti aruannet, siis need on need asjad, mida me näeme, et see tuli oli täielik. Täispaksusega põletused ulatusid sügavale luuni, kuid nad ei suutnud varjata projektiile. Nüüd, kuulide haavad. Mind huvitaks väga teada, kas tema kehast leiti projektiile ja kas need olid sama kaliibriga, mis kahtlusaluse relv. Ja ma arvan, et siin hakkavadki advokaadid kohtus vaidlema ja küsima, kas see on tema relv, kus see relv tuli. Kuidas te selle relva saite ja kuidas teil õnnestus neid küsimusi esitada? Aga koronerina on meie ülesanne öelda, et me usume, et tuli sai alguse siit kehast, sest siin on täieliku paksusega kahjustus. Ja me usume, et permilised vigastused aitasid surmale kaasa. Aga antud juhul ootame me taas lahangu aruannet, kas tema kopsudes oli tahma. Kas ta lamas seal põledas elusalt, isegi nende kuulide aukudega? Ma ei usu seda. Ma arvan, et nad oleksid seda öelnud, aga seda saame ka lahangul kindlaks teha. Kas ta oli nende kuulide aukudega elus, tead, veritses ja lamas seal põhimõtteliselt elusalt põledas. Ja ma loodan, et see ei olnud nii. Jah, loodame, et see ei olnud nii. Mu jumal, see on niigi piisavalt õudne. Eerik, ma tahan nüüd sinu poole pöörduda. Sa oled kriminaalkaitsja kohtus. John Ryan, Peyton Beamy kaitsja ütles, et tema perekond ei usu, et ta seda tegi. Ja ta ütles, et tahab näha tõendeid. Ta tahab näha asitõendeid, näiteks ballistikat, mitte ainult oletusi. See juhtus 10. aprillil. Ja nad arreteerisid ta 12. aprilli pärastlõunal. Nii, et nad tegutsesid üsna kiiresti, nagu ma varem mainisin. Nad ütlevad, et ta oli kohe esimesena sündmuskohal. Ta jõudis sinna väga kiiresti. Ta töötas Erika Krameri heaks. Teda peeti talle teiseks emaks ilmselt, nii ta kutsus teda. Kuidas prokurörid sinu arvates suutsid selle nii kiiresti temaga siduda? Ma mõtlen endamisi, et seal pidi olema midagi enamat kui see, mida me kuuleme. Et ta oli kiiresti sündmuskohal, et ta oli vabatahtlik tuletõrjuja ja ta oli olnud vabatahtlik tuletõrjuja vaid lühikest aega. Mida sina sellest arvad? Ja Anson, ma mõtlen, et nad esitasid need süüdistused väga kiiresti, eriti arvestades selle juhtumi asjaolusid. Tead, kaitseadvokaadi avalduse põhjal tundub, et ballistika-analüüsi tulemused ei olnud veel saabunud. Ja mida veel oli prokuratuuril võib-olla kasutada, et seda sündmust selle süüdistatavaga seostada. Tead, kõigepealt vaatavad nad, kellel oli selleks võimalus. Kellel oli võimalus seal olla, majas sees olla, kellel oli ligipääs majale, kellel oli ligipääs sellele inimesele, kes oli regulaarselt lahkunuga kontaktis. Need on kõik olulised kaalutlused ja tundub, et prokurörid jõudsid järeldusele, et see süüdistatav vastas sellele kirjeldusele. Lisaks sellele on sellel juhtumil mõned ainulaadsed omadused, mis on seotud süüdistatava isikuga. Ta on vabatahtlik tuletõrjuja. Prokuratuuri sõnul valati surnukeha üle bensiiniga ja pandi põlema. Ja siis oli esimene inimene, kes sündmuskohale jõudis pärast tulekahju puhkemist, süüdistatav ise. Ja tead, vahel öeldakse küll, et see on klišee, aga mõnikord kahtlusalune tõesti naased mingil moel sündmuskohale. Siin ütleb prokuratuur, et see juhtus mõne tunni või isegi lühema aja jooksul, ma arvan. Nii et on mõned omadused, mis võiksid seda süüdistatavat selle sündmusega siduda, kuid praegu on endiselt küsimusi ja avalikustatud on väga vähe detaile. Ja ma tahan tagasi tulla selle juurde, mida sa mainisid ballistika kohta. Ma ei usu, et nad suutsid need ballistika tulemused 2 päevaga või 1,5 päevaga valmis saada. Ma ei usu, et see juhtus.
Võib-olla suutsid nad need padrunikestajad või kuulid, lahkamisel eemaldada, need välja võtta, ma ei tea. Kas nad suudaksid võib-olla näha, mis kaliibriga need olid? Ja nad teavad, et tal on selline relv, ma ei tea. Tead, Nada, kas nad suudaksid need välja võtta? Ja sõltuvad sellest, kui kahjustatud need olid ja mis tüüpi laskemoonaga oli tegu, kas nad suudaksid kindlaks teha, mis kaliibriga need olid? Absoluutselt. Kui toimub tulekahjusurm, teeme tavaliselt täieliku skeleti ülevaatuse, mis tähendab, et teeme röntgenpildi pealaest jalatallani. Ja me otsime sellelt röntgenpildilt kõiki võimalikke vigastuste märke. Ja kui need röntgenpildid näitavad, et need kuulid on endiselt kehas, saavad nad lahkamise sellele keskenduda. Need kuulid eemaldatakse võimalikult ohutul viisil, et neid hiljem ballistiliseks uurimiseks säilitada ning võrrelda neid relvaga, mis võis selle juhtumiga seotud olla. Aga ma tahaksin ka mainida, et kui kohtuarst teeb uurimist, siis pidage meeles, et ta teeb seda koos või koostöös õiguskaitseorganitega, kuid see peab siiski olema sõltumatu. Seega keskenduvad kohtuarsti küsimused sellele, millal oli teada, et see inimene oli viimati elus, kellega ta viimati rääkis. Kes oli viimane, keda nähti nende maja juurde tulemas? Kellega nad viimati kokku puutusid? Me vaatame nende mobiiltelefoni andmeid, kellega nad viimati rääkisid. Teksti sõnumid kuni nende ostunimekirjani välja. Kui nad olid toidukaupu tellinud, siis ma mäletan ühte korda, kui me suutsime aidata politseil kedagi tulekahju juhtumiga seostada. Sest sündmuskohale oli jäetud Chick-fil-A kott ja see oli maja ees, aga sellel oli tšekk küljes. Ja nii näitas see meile, et nad olid sellele tellimusele järele käinud ning see sobitus ajajoonega, mis meil oli, arvestades nende kontakti selle inimesega, kes oli palunud neil Chick-fil-Asse minna. Nii et on palju väikeseid asju, mida me saame kohtuarstina koos õiguskaitseorganitega vaadata, et aidata ajajoont kokku panna. Sest selles juhtumis on see ülioluline. Erik, räägime natuke sellest, mida Nada just ütles. Ta räägib siin ajajoonest. Kes oli majas? Kes oli viimane, kes Erika Kreemeriga kokku puutus? Need kõik on väga olulised asjad ja ma arvan, et mobiiltelefonide tõendid võivad siin olla võtmetähtsusega. Neil ei oleks olnud seda 1-2 päevaga, et esialgsed süüdistused esitada. Aga nüüd on natuke aega möödas ja suur vandekohus on esitanud Peyton Beami vastu täiendavad süüdistused tõenditega manipuleerimises, surnukeha rüvetamises ja muudes sarnastes asjades. Nii et neil võib nüüd olla rohkem teavet tema asukoha kohta. Kuidas sa seda kaitsed, kui vaadate kõike ja oletame, et tema oli viimane, kes temaga kokku puutus ja ta oli ainus inimene kinnistul? Mida sa sellega teed? No tead, kaitse seisukohast pead sa kõik võimalikud kaitsevariandid läbi vaatama ja proovima kindlaks teha, kas mõni neist võiks olla asjakohane. Kas me peame neid kaitsevariante rohkem uurima? Nii et üks küsimus on, kas süüdistataval on alibi? Kas ta oli kusagil mujal? Kas on keegi teine, mõni tunnistaja, kes saab seda kinnitada? Aga kui eeldada, et tema oli viimane inimene, kes temaga kokku puutus ja ta oli ainus inimene sündmuskohal, kui see juhtum aset leidis, siis on see keeruline. Kas sees toimus mingi rüselus? Kas oli mingi füüsiline kokkupõrge? Kas juhtus mingi õnnetus? Näiteks juhuslik lask? 4 juhuslikku lasku oleks erakordselt ebatõenäoline. Jah. Aga ma ei usu, et 4 juhuslikku lasku läheksid selga ja pähe. Aga see ei juhtu. Nii et jah, kas majas toimus, nagu ma ütlesin, mingi tüli? Kas oli võimalik alternatiivne kahtlusalune, keda kaitse võiks uurida? Need on küsimused, mida kaitse hakkab oma kliendilt küsima ja uurima juba selles varajases etapis. Siin pole kahtlustki. Tead, mis puudutab siinset motiivi. Kuigi prokurörid ei pea motiivi tõestama, Erik, ma olen nõutu. Meil pole siin piisavalt infot. Aga see mees, isegi prokurörid ja kaitse ütlevad, et see mees, Peyton, pidas Erika Kreemerit teiseks emaks. Mis siis toimub? Mis toimub? Me teame, et enamasti taanduvad motiivid asjadele nagu raha, tead, armastus, ahnus, sellised asjad. Mis siin siis toimub? Sa ei lähe lihtsalt ja tapa kedagi niisama. Lisaks olen ma väga kahtlustav, sest tead, vaatame seda korraks prokuröri vaatenurgast. Meil ei ole siin prokuröri.
aga ma mõtlen endamisi, et see mees sai märtsis vabatahtlikuks tuletõrjujaks. Vähemalt Ansonia vabatahtliku tuletõrje postituse järgi. Ta on vabatahtlik tuletõrjuja. Ja nii ta tegigi seda märtsis. 10. aprillil on Erika Kramer surnud. Kas on võimalik, et ta tegi seda selle tapmise ettevalmistamiseks? Nagu Nada ütles, võib mitte ainult konkreetse juhtumi, vaid ka sellele eelnenud sündmuste ajakava olla väga oluline. See võib anda meile vihjeid. Selle teabe põhjalt saame kokku panna, kuidas see võis selleni viia. Ja nii, Angelet, jah, ma mõtlen, kui vaadata seda prokuröri vaatenurgast ja ma olin ise ka kunagi prokurör, siis näeksid sa inimest, kes lihtsalt vabatahtlikult liitus tuletõrjega. Ja siis tead, vähem kui 6 aega hiljem kui nii, leitakse surnukeha, mis on bensiiniga üle valatud ja põlema pandud. Ja siis vaata imet, see härra on esimene, kes sündmuskohale tagasi jõuab, just kui ta oleks teadnud, et seal on tulekahju või ta ootas, et peab sinna tagasi minema. Need asjad on kõik väga olulised selle loo jutustamisel, kuidas see oleks võinud juhtuda ja ma olen sinuga nõus. Nii et vandekohus tahab teada, mis põhjusel mees oleks seda teinud, isegi kui prokuratuur ei pea seda tõestama. See on vandekohtunike mõtetes. Nii et prokurörina pead sa neile andma mingi usutava põhjuse. Nagu sa ütlesid, kas see on raha, minu arusaamist mööda tegi ta sellele inimesele mingit tööd, ma ei tea, kas talle selle eest maksti. Ma kujutan ette, et vaidluse ulatus ei saanud olla nii mõjuv, et keegi tapaks teise inimese. Aga ma ei tea, kas seal oli mingi lisasuhe. Need on kõik olulised küsimused. Jah, on küll. Ja tead, me ei püüa siin lahkunu mainet määrida, aga kõike tuleb uurida. Meil on väga vähe infot. Me teame, et seal on 50-aastane cheerleadingu treener, armastatud ema. Keegi, keda tema pere väga armastas, kes lasti 4 korda selga, 2 korda pähe, 2 korda selga, kasteti bensiiniga üle ja ta on surnud. Ja praegu on meil rohkem küsimusi kui vastuseid. Ja praegu seisab tema pere tema selja taga. Nii et NATO, mis nüüd edasi saab? Kohtuarsti ehk surmauurijaga seoses, sest ilmselgelt on esmane lahkamine tehtud, aga toksikoloogia tulemused võtavad aega 6–12 nädalat. Jah, see ei ole televisioon. Ja ma pean tihti peredele ja meie kogukonnale seda meelde tuletama, et televisioonis toimub mõrv, juhtum lahendatakse ja kõik juhtub ilusti 60 minuti jooksul. See ei ole päris ballistikatestide, päris toksikoloogia ega päris lahanguaruannete tegelikkus. Ainult sellepärast, et keha üldine läbivaatus on tehtud, ei tähenda see, et aruanded on valmis. Nad peavad endiselt uurima mikroskoopilisi kassette, mis nad nendest kohtadest võtavad ning organite lõikeid, mida nad hakkavad vaatama. Nad uurivad põhjalikult tema kopse, et näha, kas seal on tahma või mingisuguseid termilisi kahjustusi, mis viitaksid sellele, et oli elus enne, kui ta teda tulistas või põlema pani. Kui ta selle tule süütas, kas ta põles elusalt? See saab olema väga oluline, eriti kui nad kaaluvad talle veel süüdistusi esitada. Aga mind huvitaks ka lahkunu ja kahtlusaluse vaheline suhe, sest surm paljastab tihti inimeste salajased elud. Me ei tea, kas see oli mingi skandaalne suhe, mis neil oli, ma loodaks, et mitte. Aga jällegi, me ei püüa lahkunud halvustada, kuid peame vaatama igat võimalikku nurka ja mõnikord paljastab surm need salajased elud, mida inimesed elasid. Teine asi on see, kas oli olemas näiteks kindlustuspoliis, sest ta oli talle nagu teine ema ja ta teadis, et võib-olla saab ta selle kaudu raha. Ta õppis, kuidas süüdata tulekahjusid või kuidas võib-olla tulekahju sündmuspaigaga manipuleerida, võib-olla selleks, et saada kindlustusraha. Me peame kõiki neid võimalusi uurima. Jah, me peame kõike seda uurima, Erik. On nii palju, mida me ei tea. Ma vaatasin Peyton Beami Facebooki. Ta oli Ameerika jalgpallimängija, kui ta käis keskkoolis, samas koolis, kus Erika Kramer oli ergutustreener. Nii et nad võisid üksteist juba aastaid tunda. Ja kes teab, mis siin võimalik motiiv olla võiks. Praegu on lihtsalt nii palju, mida me ei tea. 100% ja see motiivi osa on väga oluline. Mis see võiks olla? Tead, ta on oma 20-ndates. Ja oli nimetanud seda inimest teiseks emaks.
ja see teeb selle poole pealt asja väga segaseks. ma kujutan ette, et prokuröridel võib olla mingit teavet, mida nad hoiavad enda teada, sest ainult avalikult avaldatud teabe põhjal tundub, et sellest ei pruugi piisata, et seda juhtumit mõistliku kahtluseta tõestada. nii et ma mõtlen, kas neil on mingit teavet varuks, mida pole veel avalikustatud ja millele nad toetuvad ning millele see süüdistus osaliselt põhineb. Jaa. Saame rohkem teada. Loodetavasti, kui nädalad ja kuud mööduvad, saame rohkem teada. Väga kurb juhtum. See vaene naine, Erica Kramer, armastatud cheerleadingu treener. Tal oli tütar, ilus tütar, kes armastas teda. Perekond leinab. Loodetavasti saame vastused. Suur aitäh teile mõlemale. Aitäh, Angela, aitäh, Eric. Erika Krameri matussed toimusid eelmisel nädalavahetusel. Tema järele hüüdes kirjeldati teda kui ema, kellel oli oma tütrega murdmatu side. Armastus, mis oli nii sügav, et see määratles kogu tema maailma. Teda meenutati tema soojuse ja helduse ning ergutustreenerina tehtud töö eest, mis inspireeris noori inimesi. Peyton Beam viibib Darky Mako Navanglas. Hoiame sellel juhtumil silma peal ja anname teile teada, kui saame rohkem teada, miks prokurörid usuvad, et Peyton Beam selle kuriteo toime pani. Ja see ongi kõik selleks Crime Fixi episoodiks. Aitäh, et olite minuga. Pidage meeles, et saate meid alati vaadata YouTube'is ning samuti vaadata ja kuulata meid Spotify's, nii et vaadake meid seal. Kohtumsin jälle järgmisel korral.